Tere tulemast Musta kassitoru lugemisse Koljukitsed. See on lugemine teile nädalaks 29. detsember kuni 4. jaanuar. Olen teile siia välja võtnud 7 kaarti. Vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädala alguses on sauade kaardid, sauade baas ja sauade 6. Räägivad seda, et te olete teinud väga tublilt tööd, aga teil on ka uued projektid plaanis, milles te väheke kahtlete, et kas te olete selleks valmis. Ja kaardid ütlevad seda, et te olete küll valmis, et te olete valmis oma uusi projekte ellu viima. Aga te võite nautida ka kõike seda edu, mis te olete saavutanud selle aasta jooksul. Siis edasi 3. kaart on maagikaart ja maagikaart on manifesteerimise kaart. Et siin aasta lõpus manifesteerida, et oma soovid kirja panna, et võtke see aeg, istuge maha ja pange paberi peale oma kõige julgemad soovid kirja, sest maag on selline kaart, mis täidab ka kõige metsikumad soovid, kõige julgemad soovid. Sellised soovid, mille peale te ei tulegi, et nagu võiks täituda. Et maag on selline kaart, kus te võite nagu absoluutselt kõike soovida ja ikka suurelt soovida. Et maag täidab nagu, minu jaoks on see nagu imekaart või selline kaart, kus kõik on nagu võimalik. Ja edasi tuleb narrikaart ehk number 0 ja see tähendab seda, et on uus algus. Väga sobilik siia aasta lõppu on soovida vana aasta õhtul järgmiseks aastaks kõige sellisemad julgemad soovid, mis te olete mõelnud, et te tahaksite järgmisel aastal teha kas siis äriliselt või isiklikus elus suhetes. Võib-olla tahate endale uut elukohta, võib-olla plaanite reisile, tahaksite minna kusagile kaugele ja mõtlete, kuidas see nagu ja kas see võiks täide minna. Et praegu on siis selleks õige aeg soovida ja siis narra alustab uut aastat. Siin all on siis uue aasta kaardid ja uuel aastal on Kaljukitsele tulemas üks emotsionaalselt väga selline hea sõnum. Et kas on mõni inimene kusagil kaugel, kellest te pole tükk aega midagi kuulnud, võib-olla ta leiab aega ja helistab teile. Aga siin ees on nagu mõõkade kaart, mõõkade 6 on nagu reisimise kaart. Et võib-olla siis keegi kusagilt kaugelt tuleb tagasi ja tuleb teile külla, kellega te pole ammu kohtunud. Et mulle tundub, et see ongi selline inimene, kellega te kohtumist nagu ootate, kelle peale te mõtlete, kellega te pole ammu kohtunud, et nüüd on siis nagu see, ta tuleb või saadab teile mingi sõnumi, annab endast märku. Ja viimane kaart on müntide kaart. Ja müntide kaart ütleb seda, et on aeg vaadata oma töised plaanid üle, vaadata, mis läks hästi ja kui midagi on vaja parandada, kui miski ei olnud nii hästi, et siis on nüüd aeg vaadata ja teha võib-olla mingeid väikseid korrektuure oma tegemistes, oma töös, võib-olla oma suhetes. Et vaadake siis aastale tagasi siin aasta lõpus ja tehke uueks aastaks plaane. Aga ma olen teile siia võtnud välja ka ühe lisakaardi oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis kaart siis teile selleks nädalaks tuli. Teile tuli Arieli 10. Vaatame, mis tal siis öelda on. On väga palju, mille eest tänulik olla. Rahaline edu ja lootus pensionile minna. Tore ja rahuldust pakkuv pereelu. Sellist toredat ja rahuldust pakkuvat pereelu me kõik endale soovime ja soovin mina ka teile seda. Ja eks pensionile minekuks tuleb teha tööd ennem selleks, et oleks see stabiilne sissetulek ka pensionipõlves. Aga sellel nädalal on mul veel üks lisakaart ja see on karma kaardipakist. Vaatame, mis kaart siis teile selleks nädalaks karma kaardipakist tuli. Siin on selline kaart, mis ütleb, et tervendage enda
lapsevanema ja lapse karmat. Et kui te tervendate enda sidet vanematega minevikust, siis saate minevikust vabaks. Et on aeg lahti lasta vanadest solvumistest, vanadest haavadest ja liikuda edasi. Et külastage siis aasta lõpus oma vanemaid, mõelge nende peale, rääkige nendega. Ja kui te parandate oma suhet oma vanematega ja lasete lahti oma solvumistest, kui teil neid peaks olema, et siis te saate ka rahulikult edasi liikuda. Aga mina soovin teile väga kaunist aastavahetust. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.